et eesmärgid ja unistused, siis palju me kristlasena üldse teha saame? Mida räägib piibel üldse eesmärkide seadmisest, et kas see asi on üldse piibellik? Kas me peaks seadma eesmärke kristlastena, kui Jumal nagunii teab meie plaani, teab meie teid, et palju me siis üldse teha saame? Ja ma tookski need asjad välja, et mida siis piibel räägib eesmärkide seadmisest? Kõigepealt õpetussõnad 21.5 ütleb, et virgakavatsused toovad küll kasu, aga kõik ruttajad saavad ometi kahju. No, plaanide tegemine üleüldiselt on hea. Eesmärkide seadmine nii, et see täidaks mingit plaani, on väga hea strateegia, sest et niisama rapsides suvaliselt kuidagi asju tehes me võime oma elu muuta väga keeruliseks. Sest et on nii palju asju, mida me elus kogeme, teeme ja neid ei ole isegi mainitud piiblis, aga see ei tähenda, et me ei peaks tegema neid asju. Et me ikka võime läheneda strateegia ja plaaniga. Näiteks meie kolisime just majja, on ju, ja nüüd on talveperiood ja siin on väga palju lund ja piibel ei räägi meile lumerookimisest midagi, on ju, aga see on ikka hea asi, mida teha. Ja veel parem on see, et kui sul on mingi strateegia lumerookimiseks, sest et muidu, kui sa roogid suvaliselt mingit rada pidi, siis ajad lund rohkem laiali ja nagu sa roogid seda kauem. Aga kui sul on strateegia, siis sa oled väga efektiivne, sa saad töö väga kiirelt tehtud ja saad vähem külma õues. Filiplastele 3:13-14 räägib nii, et vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. Ühtega ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutan ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Ehk siis meil võivad olla strateegiad oma eesmärkidele, mida siin maises elus teeme, aga me peame alati hoidma ees seda nagu suuremat eesmärki, seda Jumala plaani meie elu jaoks. See kõige tähtsam ülesanne kristlasele olla siis Jeesuses Kristuses, armastada Jumalat, armastada oma ligimest, kuulutada rõõmusõnumit edasi ja meie selline nagu suurem eesmärk peaks olema see, mis meie südant on vallutanud täiesti, et seal ei elaks kuidagi soov olla ahne, võimukas, rahakas ja nii edasi, vaid et Jeesus valitseks täielikult meie üle ja see suurem eesmärk oleks meie silme ees kogu aeg. Siis need sellised väiksemad eesmärgid ja unistused joonduvad ka paika, nagu ütleb meile Matteuse 6:33, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Nagu vahepeal selle Jumala antud plaani täitmine võib olla raske, aga Jumalas on kõik võimalik ja kuidas me seda teame? Matteus 19:26 Jeesus aga ütles neile otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu, aga kõik on võimalik Jumala käes. Ja ükskõik, kus me viibime või mida me teeme, las see alati lähtuda Jumalast. Me võime mõelda, et näiteks mida Jeesus teeks. Mina kasvasin selle lausega üles What would Jesus do? See oli põhilause. Ja 2 Korintlastele 5:9-10 ütleb, et seepärast me püüamegi olla temale meelepärased, kes oleme siis kodus või võõrsil. Sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Ehk siis me võime kõike teha siin maailmas, me võime väga palju asju siin maailmas teha, aga mitte kõigest ei ole kasu ja alati oleks hea mõelda, et okei, kas see asi nagu, kas see teenib mind igavikulises elus või siinsamas maises elus, on ju. Ja me teame väga harva ette, et kuhu Jumal meid juhatab ja kuidas ta midagi teeb. Ja selles mõttes on nagu raske planeerida oma tuleviku kristlasena ning mingi osa meie elust jääb nagu alati teadmatuks, et sa ju ei tea tegelikult lõpuni välja, sa saad tagantjärgi mõelda, et ja näed, Jumal oli siin ja siin ja siin see plaan minu jaoks, aga kui sa oled selles sees, sa ei pruugi absoluutselt aru saada, mis hetkel toimub ja kohati võib olla isegi nagu mingi kaose tunne, aga üleüldiselt on meie tulevik ka teadmatu, isegi kui sa pole kristlane. Sa võid terve oma elu ära planeerida, aga sa kunagi ei tea, kuidas asjad lähevad, et võid panna endale, ma ei tea, raha kogumise plaani, et saaks, ma ei tea, miljonääriks, aga siis ettevõte läheb pankrotti, kaotad töö, elu muutub täielikult, või teed kõik plaanid, kuidas saada edukaks, kuidas olla nii ja naa, ja siis sured järgmine päev ära, on ju. Ja selline püsivus ja turvalisus siin elus on üpriski illusioon ja see võib nii lihtsalt kokku variseda ja kui sa rajad oma elu maisetele asjadele, siis kui see illusioon kokku variseb, siis varised ka sina.
aga kui sa rajad asjad igavesse ellu Jumala plaani kohaselt ja tema järgi, siis kui kõik ümber muutub, kõik ümber variseb kokku, siis sina jääd püsima, sest sinus on midagi igavikulist, mitte kaduvat. Mattuse 6:19-21 ütleb nii ilusasti, et ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja roostanid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega roostaneid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta, sest kus su aare on, seal on ka su süda. Ja kokkuvõtvalt selle küsimuse juurde ma ütlekski seda, et eesmärkide seadmine, strateegia tegemine on igati piivelik ja okei, see on täiesti okei võtta mingeid maiseid eesmärke endale, teha rohkem trenni, olla rohkem tervislikum ja nii edasi, aga see on väga okei ja väga teretulnud ainult siis, kui me rajame neid asju Jumala kohaselt, kui me ei rapsi niisama, vaid me ehitame oma elu ja eesmärgid vastavalt Jumala plaanile. Jaa, väga põnev, väga huvitav ja minu arust on väga äge on vaadata just tegelikult sellele samale küsimusele vastust, mis sa just küsisid, sa ütlesid väga ilusti, et eesmärkide seadmine on piibellik. Minu jaoks isegi Vanas Testamendis ootamatult küll tuli üks süke äge point esile, kus Hiob ütleb Hiobi raamatu 6:11 ütleb, et mis on mu jõud, et jaksaksin oodata ja missugune peaks olema mu eesmärk, et suudaksin kindlaks jääda. Et isegi Hiob tajub tegelikult ära ja teades, et enda kannatuste keskel eesmärk on see, mis hoiab teda kindlal teel ja ta küsibki, et milline eesmärk siis peaks olema, et tema tee püsiks kindel, on ju. Kas pole mitte huvitav, on ju, et isegi lausa Vanas Testamendis see nagu tuleb tegelikult välja, et Jumal on juba õpetanud oma inimesi eesmärke seadma, on ju. Aga meie eesmärgid tegelikult paljastuvad siis paaris erinevas meie elu aspektis ja mille järgi me saame teada, et kas need eesmärgid on tegelikult kohased Jumala plaaniga ja kas me üldse peaks neid nagu vaatama või muutma või mida teha nendega, on ju. Ja esimene, kus see nagu välja tuleb, on südame peegeldus. Täpselt nagu sa Mattuse evangeeliumist tegelikult lugesid, siis meie südam peegeldub aardes, mida me jahime. Ehk et tekib siit kohe hulk küsimusi. Esiteks, mida sisaldavad sinu eesmärgid ja seeläbi sinu süda? Kas need on evangeeliumi kuulutamiseks, teiste ülesehitamiseks, need eesmärgid sinu südames? Või kas sinu sees on rahu ning elu mõtted? Et need on vaimuviljadega kooskõlas, et kas need mõtted toovad sinule ja teistele inimestele sinu ümber tegelikult rahu ka, et kui sa jagad neid, kuule, mul oli eesmärk või idee, mul oli unistus, et teeks ükst asja, tekib mingi rõõm, mingi rahu, mingi elu, mingi sütitamine, mingi äge, on ju. Et kas see eesmärk tekitab selliseid asju? Või on sinu eesmärgid isekad, patused või ennast kiitad, on ju? Kohe, motivatsioonist saad kohe aru, on ju. Et sest nende läbi sa saad kohe nagu tajuda ära, et kas sinu südame motivatsioon on tegelikult õige või ei ole. Aga kuidas siis veenduda, et sa enda eesmärkides ei eksi? Esiteks on see, et hoia enda Jumalaga ühendust. Joosua 1:8 ütleb meile niimoodi, et ärgu lahkugu see seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis on sinna kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis sul on kordaminek. Väga ilusasti öeldud Jumal, et selleks, et hoida Jumala mõtteid ja Jumala südant, Jumala hoiakuid enda elus ja enda eesmärkides nagu kogu aeg niimoodi piiril, sa pead olema pidevas ühenduses Jumalaga läbi sõna lugemise, läbi palve, läbi osaduse, kõikide sükste asjadega. Ja osadusest rääkides see teine tegelikult oluline mõte tuleb Koguja 4:12, mis ütleb, ja kui ka üksikust jagu saadakse, siis 2 panevad ometi vastu ja 3-kordset lõnga ei kista katki nii kergesti. Ehk et ümbritse ennast õigete inimestega. Sest et need, kes mõistavad su eesmärki, kes toetavad seda, kes võib-olla vahetavalt korrigeerivad sind, kui sa oled ise kuskil oma motivatsioonis ka valesti läinud, eks ole. Sest kui sa 3 peale näiteks selle unistuse eesmärgi asja ära jagad või kuidagi seletad ja sul on 2 inimestel kaasas sinuga, see asi muutub kordades kindlamaks kohe sellepärast, et teil on 3 inimest samas paadis nii-öelda, eks ole. Et see on oluline, et sa ümbritsed ennast õigete inimestega, sest nad mõjutavad sind, aga nad ka aitavad sul püsida õigel kursil ja hoiavad sind täpselt samamoodi. Aga teine viis, kuidas vaadata väga kindlalt sellega, et Jumala tahe sinu elus ühtiks sinu eesmärkidega, on sõnakuulelikkus. 2. Peetruse 1:10 ütleb niimoodi. Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial. Kas need eesmärgid, mis sinu elus sa oled tahtnud ja oma südames igatsenud, kas need ühtivad või joonduvad Jumala tahtega ja ka prohvetlike sõnadega
sinu elu jaoks. Ehk et kas sinu annid, kõik need siuksed asjad, need Jumal on sinu ellu rääkinud, kõik need, andidest ma räägin hiljem tegelikult isegi, aga et kas kõik need prohvetlikud sõnad, mis Jumal on sinu ellu andnud, kõik need asjad, mida sa oled ise saanud Jumalalt, kas teiste kaudu või otse temalt, mis resoneeruvad sinu sees, kas sinu unistused päriselt ka nagu ühtivad nendega, et kui sul on terve aeg sees olnud siuke suur motivatsioon, et sa tunned, et Jumal ütleb, et keegi tuleb, palvetab sinu eest ja siis ütleb sulle, et sina lähed laulma ja Jumal õnnistab seda ja läbi sinu laulmise inimesed tajuvad Jumalat ja tulevad kuidagi ligemale talle, on ju. Ja siis su unistus on, et ma olen söekaevuriks. Ja ma ei laula kunagi, on ju. See ei ole nagu, vaata, need kaks asja ei ole nagu omavahel seoses, on ju. Et need peavad kuidagi pidi olema nagu ikkagi seotud sellega, mis Jumal on sinu ellu rääkinud ja mis su südames ka on, on ju. Teiseks, kas sinu annid leiavad sinu eesmärkide poole püüdlemisel rakendamist? Ehk et kas sa rakendad enda talente, sest raisatud talendid on Jumala silmis tegemata töö ehk patt. Ehk et kas sa oled päriselt need oskused ja need üleloomulikud annid teisi inimesi teenida, mida Jumal on sinu ellu tegelikult pannud, kas sa päriselt kasutad neid ka ja kas sa kasutad neid mitte ainult iseenda isiklikeks motivatsioonideks, vaid Jumala kuningriigi üles ehitamiseks tegelikult ka. Et need on väga olulised asjad, sest et need asjad tulevad esile just nimelt siis, kui me mingi eesmärgi poole püüdleme, on ju. Et väga tihti ju asjad toimivad mitte paremini niimoodi, et ma ei jutlusta selleks, et jutlustada paremini. Mu jutlustamise oskus paraneb tänu sellele, et ma üritan inimestele Jumala asju selgeks teha paremini. Et mu eesmärk on alati Jumalat ilmutada ja tänu sellele and paraneb ja areneb, eks ole. Niipidi nagu toimub see rakendamine, eks ole. Aga väga praktiline küsimus täpselt samamoodi, et kas sa oled üles kirjutanud selle, mida Jumal on sulle andnud, et oled sa seda teistega jaganud ja näiteks ka vaimulikuga palvetanud. Sellepärast, et väga tihti meil endal võivad olla mingid huvitavad unistused või naljakad unistused, isegi vahetavahel valed unistused. Sellepärast, et meie süda on vahetavahel petlik ja meid vahel eksitetakse täpselt samades asjades. Ehk et see on tore nagu valideerida või kindlustada vaimulikega ja teiste kristlastega enda ümber ka, et kuule, minu südames on siuke unistus. Mis sa ütled palvetame, kuidas see sulle tundub, et isegi kui see unistus on suur või eesmärk on suur näiteks, see ei ole halb, et su eesmärk on tegelikult suur. See võib olla tore, aga nüüd küsimus on, et kas, kui sa räägid selle kellelegi teisele, kes on ka kristlane, kuulab seda, siis ta saab otseselt küsida, et kas see on ikka piibellik eesmärk, on ju. Või on su eesmärk hoopis natukene kuskil mujal. Ja see on tore, sest et niimoodi me üksteist korrigeerime ja hoiamegi, eks ole. Aga viimaks kõige olulisem eesmärkide puhul. Kas sa oled enda eesmärkide pärast palvetanud ja uurinud siiralt ja küsinud, mida Jumal ise nendest arvab tegelikult? Ehk et kas sa lihtsalt oled otse küsinud, et Jumal, mul on tunne, et ma tahaksin eesmärgiks seada selle asja. Mida sina sellest arvad? Ma olen nõus selle eesmärgi ise kõrvale panema. Mina seda täitma ei pea, kui sa ei taha. Aga kui sinul on kõik hästi, siis ma tahaksin midagi sellist teha. See on minu südames seda teha. Ja vaata, mis ta ütleb selle peale. Tasub tõesti siiralt uurida seda, mida Jumal tegelikult arvab sinu eesmärkidest. Sest elu töötab nii pidi, et Saalomon kogu oma tarkuses kirjutas ju täpselt samamoodi õpetussõnad 16.9. Inimese süda kavandab oma teed, aga issand juhib tema sammu. Mis tähendab, et meie õnnestumine ja ebaõnnestumine ei ole alati meie enda kätes, vaid et see on Jumala juhtimises ka. Nii et tasub alati oma eesmärkidega minna Jumala ette ja siiralt küsida seda, et isa, ma tahaks nii teha. Oled sa minuga, olen ma sinuga. Teeme koos. Vot, niimoodi ma usun, et inimesed saavadki kindlustada, me ise ka saame kindlustada, et meie eesmärgid ja eesmärkide seadmine toimub tegelikult ka Jumalale meelepärasel ja ütleme õigel võib-olla viisil ja me suudame oma eluga rajada midagi, mida Jumal tegelikult tahab, et me ka nagu rajaksime. Et jah, siuksed mõtted. Väga head mõtted. Ma väga nõustun nendega ja just see unistuste osa, et Jumal on meie sisse pannud nii palju siukseid erilisi tema antud unistusi, tema antud soove, mis tegelikult väljendavadki meile, et mis on see visioon, mis on see plaan Jumalal meie enda elu jaoks. Et neid tuleb kuulata, neid tuleb vaadata, tuleb võtta see hetk, et vaadata enda sisse, et okei, mis tegelikult mu sees toimub, mis siin tegelikult peidus on, mis Jumal on pannud siia südamesse, siia sisse ja tuleb nendele asjadele otsa vaadata ja mõelda, et okei, et kas siit hakkab kooruma midagi, kas siit hakkab tulema midagi, kuidas ma saan liikuda nende asjade poole, et jõuda rohkem ja rohkem sinna nagu Jumala plaani sisse, nagu
ja sellesse visiooni sisse niimoodi. Täpselt, just kusjuures täpselt. Ja vaata, eriti see muutub veel ka oluliseks siis, kui meil on ju, nagu sa ütlesid nii kenasti, et Jumal alati ei ilmuta meile täit pilti. Et nagu see on oluline nagu dünaamiliselt elus liikudes vaadata ja uurida, et kas see unistus, see eesmärk ja kõik see nagu mahub sinna sellesse muutuvasse visiooni, mis Jumalal on sinu terve pika elutee jaoks, on ju. Et sellepärast see on niivõrd oluline. Ja see on nii huvitav asi unistuste koha pealt, et mina olen alati enda elus lähtunud niimoodi, et ma tahan teha valikuid, mis oleks väga head kalkuleeritud valikud. Ma ei taha niimoodi, et ma hiljem kahetsen, et ma valisin midagi valesti, sest et ma ei tea, et ma ei võtnud näiteks stabiilset tööd endale, on ju, stabiilset karjäärivalikud, on ju, või kuidagi käitusin rahaga lollist, on ju. Ma ei taha, et sellised asjad juhtuksid, et ma pärast kuidagi kahetseksin või 10-20 aastat kannataksin nendes asjades, on ju. Ja nii naljakas, ma räägin, et see turvalisus ja selline nagu see oma elu ehitamine on vahepeal selline illusioon, sest et reaalselt ma räägin selle tunnistuse, et ma läksin ju matemaatikaõpetajaks, ma läksin nendele põhjustele, ma ei osanud matemaatikat ja ma olin väga arg, aga see oli ka väga-väga stabiilne töövalik tegelikult, sellepärast et Eestis matemaatikaõpetajaid on alati vaja. Ja mul on hetkel magistrikraad veel pooleli ja teen seda edasi ja mul on töökogemus olnud ja ma just kandideerisin ühte kohta tööle, kuna ma olen natuke aega olnud siin lapsega kodus, on ju, ma mõtlesin, et kuule, tavai, läheks koolitööle. Ja mina mõtlen, et see on kõige stabiilsem valik maailmas, on ju, mitte miski ei saa ju tulla selle vahele, et mind ei võeta koolitööle. Ja ma kandideerisin kooli ja ma ei saanud koolitööle, sellepärast, et mul on kristlik podcast. Ja ma räägin nii avalikult Jumalast. Ja minu jaoks see, ma saingi aru, kui nagu, et see turvalisus, mida me üritame nii väga luua, see kontroll, et kõik on minu kontrolli all, et mitte miski siin ei variseks kokku, on tegelikult lihtsalt illusioon. Ja siis ma sain aru, et las jääda, ma lähen selle järgi, mis minu unistused tegelikult on. Sest ma sain aru, et see nagu, sul ei ole midagi nagu päriselt täielikult stabiilset välja arvatud ainult Jumal. Ainult Jumal on see päriselt. Ainult see, et sa rajad nagu asju igavikulisse ellu on see, mis tegelikult on stabiilne ja püsiv ja kannab sind edasi. Ja täpselt, mul on tunne, et see on üks kristlik küpsuseksam, mida me kõik peame varem või hiljem tegema. Ja see on täpselt see, et sa üritad sa saad aru, et elu rajamine koos Jumalaga ei tähenda mitte igavikuliste struktuuride loomist iseendale, mis jäävad püsima pärast seda, kui sa ära sured, vaid et see on iseenda ja Jumala usaldussuhte rajamine sügavamalt veelgi ja veelgi. See on see, et ma usaldan iseennast rohkem ja ma kätte kogu aeg veel ja veel. Sest et, ja see ei ole ühekordne protsess ka, sest meie elu ei ole ju lihtsalt seisev asi, vaid et see on kogu aeg liikuv, on ju. Väga hea näide minu arust sellest on see, et sina võid olla 100% Jumala oma ja sa teed oma karjääriotsused ja kõik asjad Jumalale lähtuvalt, et Jumal, kõik see on sinu oma. Et kui sina ütled, tee seda, ma lähen sinna ja kui sa ütled, et mine missionäriks, ma lähen missionäriks ja siis sa saad lapsed. Ja siis proovi, et see väike 2-aastane armas, keda sina nüüd armastad, et kogu tema elutee on ka nüüd sinu oma, mitte nagu minu enda kontrollida või juhtida. See on küll, mõnikord tahab nagu juukseid välja tõmmata selle peale, on ju, sellepärast, et see tundub nagu nii võimatu, et mis mõttes, et ma pean usaldama teda ka Jumala kätte, on ju. Aga muud variante ei ole. Sest et see on ainuke õige viis, kuidas tegelikult siin elus nagu väga edukalt välja tulla, on olla Jumala oma. Ja see on see, mis tegelikult toob ka nagu meile rahu ja rõõmu ja kõik need õiged viljad, mis meie elus peaksid saama. Meist saab see, kes Jumal on näinud ette, et me peaks saama. Ainult siis, kui me saame koos temaga tegelikult käia seda teed ja unistada neid unistusi. Ja minu isa kunagi kinks mulle piibli, minu piibel, ja seal on, ta kirjutas mulle eessõnaks sinna, et see, olgu see piibel sulle selleks, et sa unistaksid Jumala unistusi ja elaksid neid. Ja see on kuidagi mulle südamesse alati jäänud, see on üks armsamaid soove. Aga see, et sa unistaksid Jumala unistusi. Ja see on nii õige nagu tegelikult fraseering ja mõte tegelikult täpselt samamoodi. Aga vaata, kuidas tegelikult üks kogemus võib panna sind nagu muutma perspektiivi, tegelikult täpselt samamoodi raputada lahti sind sellest, et usaldussuhte rajamiskoht need. Jah, täpselt. Ei, muidugi ma jätkan ikka natukene õpetamisega, aga ma lihtsalt nüüd panin käigu teises suunas ja
Lähen selle järgi, mis päriselt südames on. Ja see on väga põnev, natuke hirmus, aga väga põnev. Kunagi võib-olla räägin sellest ka. Aga kas meil tohivad olla ka nii-öelda nagu enda unistused? Vot, see on hea küsimus. Nagu mitte kristlikud unistused. Ma võib-olla nagu liigitaksin unistusi kahtepidiselt, sellepärast, et üks on see, et me unistame oma unistusi, neid, mida me tahame oma terve eluga rajada. Ehk siis asjad, mis me tahame olla, milleks me tahame saada, mis teenistusi me tahame rajada ja kuidas me tahame inimesi mõjutada enda ümber, eks ole. Aga teine võib olla asjad, mida me tahame teha, stiilis unistused, mille eesmärk on meile tuua hingerõõmu, mis on minu arust ka Jumala poolt absoluutselt kingitud asi, mida me tohime tahta ja kogeda siin elus täpselt samamoodi. Mul väga hea näide oli, mul tuli kohe meelde selle süke unistus, mitte isegi minu enda oma, aga minu ema alati unistas kuidagi korallidega meres ujumisest ja siis neile kingiti üks väga armas puhkusereisu ja koguduse venna poolt ja nad said minna sükse mere äärde, et nad läksidki umbes ujuma niimoodi, et süke, ütleme, helesinine unistuste vesi ja siis on sulaselged korallid ja kõik asjad all. Ja mu isa ütles, et ta istus seal kaldal niimoodi põlvile öös, vaatas ema eemale, ta ütles, et ta oli nagu väike laps, ujus üsse välja, hüppas sisse välja, reaalselt huikas rõõmus, sest ta oli seest nii õnnelik, sellepärast, et ta sai ühe oma unistuse teoks teha. Ja see on täiesti, ja nagu minu arust vaadata ka selliseid hetki elus, ja minu arust just see on hea, et rääkida, et minu ema sellepärast, et tegu ei ole ju nagu väikese lapsega, vaid nagu täiskasvanud inimesega. Jumal ei vaata selliseid olukordi kõrvalt hukka mõistvalt. Ja istu ja mõtle, et sina tunned rõõmu sina, aga see ei ole kuidagi evangeeliumiga seotud. Muidugi mitte. Ta vaatab seda, mõtleb, yes, ma sain oma armsale tütrele teha mingi nii armsa kingituse, et tema ta on nagu siiralt seespidi rõõmus. Nii et muidugi see on okei tunda rõõmu ja tahta oma ellu ka sükseid unistusi, mis toovad sulle rõõmu või nagu unistustest etlamist, mis toovad sulle ka rõõmu. Et sa ei pea nagu nii-öelda häbi tundma või halvasti ennast tundma, seepärast, et sa unistad mõnikord inimlikest asjadest täpselt samamoodi. Või mis sa arvad? Täiesti. Ma tegelikult tahakski küsida järgmiseks küsimuseks, et mis su unistus on, aga kuna sa rääkisid oma emad või kuna sa tõid oma ema siia sisse, siis mul on nii naljakas lugu sellega, et me olime ühele naistega, sinu sugulastega olime koos, käisime spaas ja pärast söömas ja siis ja me käisime söömas ja siis me arutasime, et mis on kellegi suur unistus, mida keegi tahaks oma eluga teha ja kõik jagasid, su ema küsis meie käest neid asju ja siis kõik jagasid, kuidas nad tahaks, ma ei tea, maailma avastada, reisida, kes tahtis seal laulda niimoodi, et kogu maailm kuuleks ja nagu hästi nagu suured, ägedad unistused. Ja ma ei tea, mis mul vahest on, aga kui ma olen nagu sotsiaalses nagu keskkonnas ja järsku pean jagama midagi, siis mul vahepeal lööb nagu täielik blank tuleb aju. Nagu täiesti, nagu null on ajus, sul on järsku pole mitte mingit mõtteid ajus, Ja siis su ema vaatab mulle otsa ja nagu kõik on jaganud seal oma ägedaid unistusi ja küsib, et Kristiina, mis sinu unistus on oma eluga? Ja siis mul oli täielik tühjus peas ja ma mõtlesin lihtsalt, ütle midagi. Ja siis ma ütlesin, et ma tahaks kanu kasvatada. See oli ainuke asi, mis mul pähe tuli. Ja siis ma sain mõnda aega puida alla. Kas ma olen juba oma kanad saanud? Meil on maja olemas, on ju maa ka, et nüüd tuleb kanad ka ära osta. Aga see oli nii naljakas. Kui tore. Aga su ema on nii armas. Ta on armas hilja. Aga mis on päriselt sinu unistus? Mis kuidagi Jumal on sulle südamesse pannud? Üks minu unistustest on seotud tegelikult minu karjääriga ja sellega, et see ei ole ka staatiline, sest elu ei ole staatiline, see on ka süke dünaamiliselt arenev, aga ma olen näinud, et see on kuidagi seotud ka olnud minu kutsumistega ja see on seotud kusjuures isegi prohvetlike sõnadega, mida on öeldud minu kohta, mis on väga naljakas. Ma olen järjest nagu märganud seda, et Jumal on mingi huvitava nagu pildi kokku maaninud siin erinevatest asjadest ja üks minu unistustest on olnud üles ehitada mitte ainult inimesi, aga riike konkreetselt. Varustada neid, ehitada üles erinevaid
mis on eesti keele sõnale, no kommuune, erinevaid kommuune, erinevaid seltskondi ja nagu ma ütlesin, lausa riike, sellepärast, et ma tahan, et inimesed iseseisvalt sõltumatult suudaksid valida õigeid asju ja häid asju. Et nad teaksid tõde ja nad päriselt suudaks nagu eristada tõde sellest, mida võib-olla neile üritatakse ette maalida täpselt samamoodi. Ja seal on tugev suur osa Jumala sõna kuulutamisel ja Jumala sõna levitamisel, aga seal on ka väga suur osa selle struktuuri ehitamisel, inimestele oskuste rakendamisel ja andmisel tegelikult täpselt samamoodi. Ja mõlemad tuleb teha täitsa praktiliste oskuste andmisel ja rakendamisel. Ja minu unistus on olnud ehitada meie riiki ja ehitada teisi riike täpselt samamoodi ülesse. Need, kes Jumal on mulle südamesse pannud, et näed, sellesse peaks panustama, siin peaks olema, seda peaks tegema. Ja erinevatel viisidel täpselt sama ja võimaluste läbi täpselt samamoodi. Ja see tuleb ja minu kohta kunagi, kui ma ristitud sain, siis meie koguduse palveteenistuse juht, nad palvetasid kõikide eest, kes ristitud sain seal pärast niimoodi eraldi. Ja siis meie palveteenistuse juht ütles mulle, ütles mulle prohvetliku sõnad, ütles, et tead, Jumal on sinu kohta sõna ja see on see, et sa oled müüride üles ehitaja. Sa oled see, kes ehitab müüri. Ja see sõna on minu sees resoneerunud väga pikalt ja väga nagu tugevasti ja ma saangi aru, et ma olen see, kes valmistab ette väga paljuski inimesi ja olukordi ja asju. Ja mul on väga suur rõõm ja au ja see toob mulle rahu ja rõõmu, et ma saan näha, et kellelgi mingil suurel seltskonnal läheb hästi, sest et ma panin nad midagi tegema, nad kasvasid läbi selle ja nüüd nad oskavad toimetada ja teha asju paremini, iseseisvalt, ilma et ma peaks kuidagi seal seotud olema. Ja see on, super on ju. Et see on kuidagi minu suur unistus olnud ehitada inimesi kommuune ja tuua neid Jumalale ligemale. Et see on see asi, mis minul on väga suurelt südames. Aga mis on sinu unistus? Peale Kanada. Kunagi, kui me saame kanad endale ja täidame minu unistuse, siis saame podcasti teha niimoodi, et taastaks on meil meie armsad kanad. Aga meil on tegelikult nii palju rebaseid siin. Et me ei saa võtta. Ta kaitseb. Mõtlesin, et ta on rebane. Minu üks sükene nagu Jumal on seda ainult kasvatanud sees, on ka väga suurejooneline unistus, on see, et Eesti maa ja rahvas saaks päästetud, tuleks Jumala juurde ja mul on nagu nii mitmeid visioone sellest, ma võin sellest rääkida ka, sest et ma olen üpris kindel, et ma teen need asjad ära. Sama. Aga kui on veel inimesi, kes saavad sellest inspireeritud, siis please võite appi tulla. Aga ma tõesti tahaks teha näiteks selliseid vabaõhuteenistusi, kus oleks lihtsalt Jumala sõna lugemine, piiblist, tunnistuse, tänavatel evangeliseerimine, ülistus, palvetamine, minna rahva sekka, palvetada nende inimeste eest ja tehagi nii, nagu oli ka 18. sajand ärkamised, kus tehti vabaõhuteenistusi, räägiti väga lihtsad sõnumid ja lihtsalt minna Eesti rahva sekka ja jagada Jumalast, sest nii paljud ei tea, absoluutselt ei tea. Ja kuna evangeliseerimine on lihtsalt nii tugevalt mu sees, siis ma lihtsalt näen seda juhtumas ja ma näen, kuidas Eesti rahvas ja nii palju inimesi pöördub Jumala poole ja siis see läks hullult äge ka veel, kui ma ei tea, laulupeol nagu kiidetakse, ülistatakse Jumalat, tänatakse, et rahvas ja maa on vaba tänu Jumalale. Et see on tõesti nagu minu üks siukene suur, nagu mille poole ma tahan liikuda. Ja väikeste sammudega tuleb alustada, aga kas või see podcast, meie podcast ikkene, meie nunnu väike armas podcast. Aitäh, et te kõik kuulate, vaatate ja jagate, aga ka siia tuua rohkem ülistust, palvet ja sükest sügavamat piibliõpet sisse, millest me varsti räägime ka ja siis edasi liikuda, teha vabaõhuteenistusi, ühesõnaga ja kunagi räägime rohkem nendest asjadest. Täpselt kusjuures, aga see on ülilahe eesmärk ja see on ülilahe unistus tegelikkuses ja ma arvan, et minu süda küll kohe, et vot seda tahaks küll, et seda, ma olen täiega sellega nõus ka, aga mulle meeldis see viis, kuidas sa seda väljendasid, sest et muideks seda minu arust vaata see eristab sinu enda unistusi Jumala unistustest muide veel ja see on see, et nagu sa ütlesid, et
ma vist ilmselt nagunii teen selle ära, sest et see on nii tugevalt mu südame sees. Ja ma olen täheldanud seda iseenda elu puhul ja sinu elu puhul ja teiste elude puhul täpselt samamoodi. Kui Jumal on mingisuguse asja südamesse pannud ja see on Jumal sinna pannud, siis see ei tundu nagu unistus, mis võib-olla läheb täide, vaid et see tundub nagu paratamatus, mis ühel hetkel juhtub niikuinii. Sa oled nagu sellise veendumusega liigud edasi, et see saab reaalsuseks, vahet ei ole, kas nagu kes mida ütleb või mis saab, nii lihtsalt läheb ja nii on. Ja see on äge, sest sa saad aru, et Jumala vaim on su sees, kes ütleb ja ma olen ise enda unistuste puhul mõnikord pannud tähele, et minul endal ei ole sellist powerit unistada nii tugevalt asju, aga Jumalal on ja ma näen seda powerit enda sees ja seda väge enda sees ja ma mõtlen, okei, sina ütled, mina unistan, let's go, teeme ära nagu. Ja siis tulevad väga ägedad asjad kokku. Jah, täpselt. Ja sa pead lihtsalt nagu ütlema ja minema. Minema ja tegema. Ja see on, minu jaoks kasvõi see, et me hakkasime podcasti tegema, et see oli nagu üks kõige hirmsamaid asju minu jaoks üldse mõelda, et ma ei tea, ma kaamera ees lähen ja räägin lihtsalt. Räägin nendest asjadest, mida Jumal on teinud ja räägin piiblist inimestele ja õpetan mingite teemade kohta, See, ma ei tea, paar aastat tagasi oleks tundunud täiesti ebareaalne, aga kuna Jumal paneb selle nii tugevalt su sisse, siis nagu sa ei põgene enam ära ja sa ei tundu nii hull enam, sellepärast, et sa tead, sest sõna on öelnud, et kõik on võimalik Jumalas. Jumalas on kõik võimalik, mida me just enne lugesime. Et see on nii huvitav. Ja ma olen avastanud ka seda, et vaata, kui Jumal paneb sinu sisse midagi, sa ei ole ainukene, kes on saanud need asjad. Ja ta on nii huvitav, et ta nagu paneb neid asju kokku lihtsalt. Ja sa näed nagu neid asju ellu minemas lihtsalt niimoodi. Ja ta ei jäta sind üksi nende asjadega, vaid ta alati varustab sind, annab sulle mingi tiimi, inimesed kaasa, need õiged mõtted, õiged lähenemisviisid ja kuidagi valmistab sind ette. Et see on nii huvitav. See on täiega huvitav. Mul on endal kõige praktilisem näide sellest täpselt samamoodi nüüd möödunud aastast 2025, kus ma olin oma sees jõudnud selle asjaga, mida ma juhin mingisse punkti, kus ma ei saanud edasi enam ise. Ja mul oli vaja mingit välistabi ja ma teadsin, mul on vaja kellegi nagu süstemaatilist võib-olla sellist tugevamat tuge, kui lihtsalt niisama on nagu tavapärane. Aga kus sa küsid ja kellelt sa küsid ja mida sa teed, see on üldse praktiliselt kõik võimatu, on ju. Aga mu sees oli mingi unistus, mingi visioon ja mingi asi, mida ma teadsin, et okei, et ma tahaks, et see asi näeks selline välja, minu jaoks see tähendab seda ja see, kõik need asjad olid nagu mu sees, sükse ideedena tuumakut on olemas, aga ma ei olnud neid üles kirjutanud, ma ei olnud neid mitte kellelegi rääkinud, ma ei olnud isegi sinule rääkinud nendest asjadest. Ja siis ma olin lihtsalt mõelnud nende peale. Ja siis järsku ilmus välja üks partner, kellega me nüüd teeme üsna lähedaselt koostööd, kes mind täpselt aitaski, toetaski ja kellega me olemegi saanud partneriteks igatepidi nagu ettevõtete ja muude asjade tasandil. Ja me esimesel kohtumisel ta kuulas, et kus me oleme, mis me teeme. Ja siis ta sõnastas mulle minu enda visiooni, mis mu südames oli, mulle vastu, ilma et ma oleksin mitte midagi talle jaganud. Ta vaatas mulle otsa ja lihtsalt pani, mina näen, et see asi võiks olla selline, see võiks teha nii. Ma vaatasin talle, nagu ma oleks natuke panniga näkku saanud, mõtlesin, et see ei ole võimalik, et kas sa loed mu mõtteid või nagu, mis toimub, on ju, et see on nagu, see on nii veider, on ju. Aga kuna ta on ka kristlane, siis Jumal pani me olime mõlemad Jumalale väga tänulikud, et Jumal pani selle asja nii pidi käima, toimib väga hästi. Aga vaata, Jumal teeb sükseid asju. Mul oli probleem, unistus ja tema tõi lihtsalt lahenduse. Ja siis sa oled lihtsalt selle keskel tänulik, ütled, et amen, let's go, on ju. Ja nii läkski. Ja nüüd on hästi. Aga mul on sulle küsimus. Me oleme uues aastas. Järsku on 2026. Mis eesmärke sina sellel aastal tahaksid saavutada? Ja kas on mingeid asju, mida sa tahaksid jätta vanasse aastasse? Ja mul on hea meel, et on uus aasta ja ma hea meelega jätan 2025 maha. Juhtus väga palju asju, mis olid rasked, mis kuidagi ajasid nii, tegid elu väga keeruliseks. Aga oli ka nii palju häid asju, nii palju häid momente nende asjade keskel. On nii palju inimesi, kes said päästetud. Mu oma peres mu ema sai päästetud just eelmine kuu tegelikult. Ja kes on olnud alati nagu, ma olen ju rääkinud podcastis ka ju temast ja see on nii äge, ta kuulab ka meie episoode. Aga
ja ta sai päästetud, see oli nii äge lihtsalt, kuidas ta hakkas lugema Vana Testamenti ja siis tal oli nii palju küsimusi erinevate asjade kohta ja siis hakkasime rääkima Uuest Testamendist, Jeesusest, miks Jeesus suri ja kõiki neid asju ja siis üks hetk Jumal kuidagi andis tunda mulle, et nüüd on aeg, et ta saab päästetud ja siis helistasin, küsisin, ta oli jah, davai, teeme ära. Ja sai päästetud ja nii äge lihtsalt ja on veel nii palju inimesi, kes on tulnud Jumala juurde, kes on, kellele lihtsalt jagad Jumala sõna. Lihtsalt räägid midagi Jumalast ja nad on nagu, vau, see on nii äge, see on see tõeline asi, see on see päris asi, et Jumal on kuidagi pehmendanud inimeste südamed ja teinud need nii avatuks temale, et praegu on nagu parim aeg, et lihtsalt ainult kuulutada, kasutada oma suud selleks, et jagada Jumala sõna. Jaa, aamen. Aga mis on mu üks uue aasta lubadus, on see, et võidelda rohkem inimeste eest oma elus. Et ma olen tähele pannud kuidagi väga palju seda, et saatan üritab nagu lõigata ära neid suhteid, lõigata ära nagu isoleerida inimesi, et nad jääks täieliku üksindusse, et neil ei oleks siukseid tähenduslikke suhteid ja mul on veel mitmeid mittekristlasest sõbrannasid ja see oli nii kurb, kuidas üks mu sõbrannadest ütles, et ta ei soovi olla enam minuga nagu sõbranna, sest et meil on väärtused nii erinevad, ta on hästi liberaalne, hoopis teise maailma vaatega ja ma olin koheselt nagu, et ei, mis asja, ei, nagu viskas oma peast nagu välja, sest et nagu see oli kohe läbi nähtav, kuidas saatan lihtsalt üritab välja lõigata viimastki kristlasest inimese elus ja üritab nagu isoleerida ja jätta nagu mulli sisse niimoodi inimest. Ja siis ma olin kohe nagu, ei, absoluutselt mitte nagu, ma ei jäta sind sellepärast, et meil on erinevad arvamused, mis on nalja teed. Täpselt. Nagu ei, absoluutselt mitte, me saame kõike muud koos teha ja me saame nii paljudest asjadest rääkida ja nii palju asju nagu teha, rääkida, olla, et nagu ei, kindlasti mitte. Sa saad inimest ikka toetada. Jaa, täpselt, aga see on vaata see, mida saatan toidab nagu inimest, eriti kui sa oled Jumalast nii eemal, siis sa oledki nii isoleeritud selles ja sa hakkad uskumagi kõike, mis maailmast tuleb, on ju, mingit pahne niimoodi. Ja ma olen avastanud, et seda on nii palju rohkem praeguses ajas kui vanasti, minu arvates vähemalt. Ja ma sain aru, et okei, et tõesti nagu inimesed on jäämas või jäänud üksinda, olnud eraldi ja nende eest tuleb võidelda, et hoida neid enda elus, hoida neid ja ma tõesti tahan nagu rohkem võtta inimestega ühendust, ei lase jääda üksi ja mõelda teiste inimeste peal rohkem. See on väga hea unistus. See on väga hea unistus. Eesmärk, vabandust. See on väga hea eesmärk, jaa, see on väga lahe eesmärk. Hoida inimesi enda südamest niimoodi ja hoida enda elus ka. Väga äge. Mis sinul on? Hästi lihtne. Pidada oma sõna paremini. See väga üldistab kõike, et nagu kui ma olen öelnud, et ma lähen sinna, siis ma lähen sinna. Kui ma olen öelnud, et ma teen seda, siis ma teen seda. Kui ma olen öelnud, et ma teen trenni, siis ma teen trenni. Kui ma olen öelnud, et ma tegelen mingi probleemiga või asjaga, siis ma tegelen enda probleemiga. Lihtsalt tahan hoida paremini oma sõnast kinni ja ma arvan, et see võtab kõik minu nagu sellised suuremad, väiksemad eesmärgid asjad kollektiivselt kokku, et see üks ühine nimetaja on see. Ja ma arvan, et tänu sellele minust saab äkki ka parem inimene ja ju rohkem süke jumala kesksem inimene. Sa oled niigi juba kõndivingel, nii et ma ei tea. I wish. Aitäh. Ja siis eesmärkideks võtame kanad ja... Jah, võt. Esimesed kanad. Pärast reaalselt saamegi kanad endale. Räägi. Mulle väga meeldivad sinu eesmärgid. Ma arvan, et sul on väga ägedad ja jumala kesksed eesmärgid selleks aastaks. Ma arvan, et tuleb igati väga vinge cool aasta meil mõlemal. Ja sellel podcastil ja teenistusel ka. Et aastaid on alati erinevaid, aga ma usun, et jumal toimetab selle keskel täiega ägedalt ja ma olen nagu elevil näha seda, milline aasta on tulemas tegelikkuses. Ja peaasi ongi see, et kõige keskmes oleks Jumal, et esmalt Jumal, siis kõik muu. See on päriselt ka, et kui sa hoiad kõige keskmes Jumalat, siis kõik muu joondub paika. Jah, kui sul on kõige keskmes Jumal, siis Jumal näitab sulle neid asju,
mida eesmärgiks võtta, mida parandada, mida muuta, millele rohkem tähelepanu pöörata. Ja ma arvan, et tead, selle asja võtan ka, et ma tahan veel rohkem Jumalaga aega veeta, ma tahan veel rohkem. Mul ei piisa enam ühest peatükist piiblist ja ühest palvest päevas ja mul on vaja iga päev nagu rohkem ja rohkem Jumalas olla, iga päev rohkem ülistada, palvetada, lihtsalt olla Jumalas. Ma nii väga vajan seda ja nii väga nagu ootan elevusega iga päev, et ma saaks reaalselt võtta aega Jumalaga ja lihtsalt olla temas ja see on midagi nii erilist. Ja wow. See on ka üks eesmärk kindlasti. See on väga hea eesmärk, sest et see toidab kõike muud ka niikuinii. See on see, kus sa saad ju esmalt Jumal. Täpselt. Esmalt Jumal, siis kõik muu. Seda hoiame meeles aastaks 2026 ja edaspidiseks ka. Aga aitäh teile, armsad kuulajad ja vaatajad ja tõesti olge mõnusad ja head uut aastat ja olge Jumalas. Amen.